Jalgratturi koolitus on noore juhi esimene põhjalik ettevalmistus iseseisvaks liiklemiseks ratturina sõiduteel. Tema teadmised ja oskused erinevatel liiklusohutusalastel teemadel saavad juurde olulist täiendust. Jalgratturi koolitus on vabatahtlik koolitus ning seda võivad läbi viia üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, huvikoolid, autokoolid ning need organisatsioonid, kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub ka jalgratturi koolitus, näiteks mittetulundusühingud ja noortekeskused. Koolitaja peab olema vähemalt 21-aastane ja omama mis tahes mootorsõiduki juhiluba. Erandkorras võib koolitada ka lapsevanem. Jalgratturi koolitust reguleerib majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus, kus on toodud nõuded koolitajale, õppekava, eksamineerimise tingimused ja juhilubade arvestuse pidamine. Koolitajal peab olema jalgratturi õpetajate ja koolitusel osalevate õpilaste nimekiri. Koolituse alguskuupäeva ja kestust sisaldav ning õppekava alusel koostatud tööplaan. Õppesõiduväljak või plats või selle kasutamise võimalus sõidutundide läbiviimiseks. Õpperuum või selle kasutamise võimalus. Tehniliselt korras jalgratta kasutamise võimalus. Sõiduõppe harjutusraja tähistamiseks vajalikud vahendid, näiteks markeerimise pihustivärv, kriit, koonused või nutikad alternatiivsed lahendused, näiteks koonuste asemel liivaga täidetud 1,5-liitrised veepudelid. Teooriaõppe läbiviimiseks vajalikud õppevahendid ja tarvikud, näiteks minikiiver, õppematerjalid Maanteeameti tellimiskeskusest. Koolitus peab kestma minimaalselt 1 kuu ja vähemalt 20 akadeemilist tundi ühe lapse kohta. Tööplaani koostades on vaja planeerida vähemalt 12 teooriatundi ja 6 praktilist sõiduõppetundi. 2 tundi kulub eksamitele, 1 teooriaeksamiks ja teine sõidueksamiks. Sõidueksam jaguneb lapse kohta järgnevalt. 10 minutit sissejuhatuseks, kiivri kontrollimiseks, ratta tehniliseks kontrolliks ja helkurvestide selga panemiseks. 10 minutit on arvestatud platsi harjutuste sooritamiseks. 15–25 minutit sõiduks vähese liiklusega tänaval või imiteeritud liiklusega platsil. Kuna minimaalne koolitusmaht on väga lühike, et teemasid rahulikus tempos läbi töötada, siis enamasti ei piisa minimaalsest 12 tunnist. Soovitame koolituse perioodil planeerida pikemale ajale ja näiteks alustada koolis õppega juba õppeaasta alguses ning lõimida teemasid ainetundidesse. Kevadiseks perioodiks jääb pigem teemade kordamine ja praktilised sõidutunnid. Näiteks võib praktilist sõitu teha kehalise kasvatuse tundides või hoopis lapsevanematega kokku leppida ühine sõidutundide aeg mõnel õhtupoolikul või nädalavahetusel. Iga koolituse aluseks on koolituse kava sisu teemadega. Oleme teinud lihtsa tööplaani näidise õpetajale, kes planeerib koolitust esimest korda. Näidis on leitav liikluskasvatuse veebilehelt. Kõik tööplaanis kajastatavad koolituse teemad on loetletud jalgratturi koolitust reguleeriva määruse lisas 4. Enne jalgratturi koolitusel osalemist peavad laps ja lapsevanem allkirjastama taotluse jalgratturi juhiloa saamiseks. Taotlus on koolitajale aluseks, et väljastada pärast eduka eksami sooritamist juhiluba. Taotluse põhi on leitav liikluskasvatuse veebilehelt. Tasuta koolituse õppematerjale saate tellida Maanteeameti õppematerjalide tellimiskeskkonnast. Leheküljelt tk.mnt.ee leiate eraldi alamkausta jalgratturi õppe, kus on materjalid, mida soovitame jalgratturi koolituse läbiviimisel kasutada. Alati võite loomulikult ka ise välja töötada töölehti või muid õppematerjale, kui mõnda liiklussituatsiooni te meie poolt ettevalmistatud materjalidest ei leia. Võimalusel soovitame kaasata koolitusele oma ala spetsialiste, rääkima näiteks esmaabist, jalgratta hooldamisest ja korrasolekust ning õigetest sõiduvõtetest. Projektiga tasuta jalgratturi koolitus igale lapsele. Eesmärk on toetada jalgratturi koolituse läbiviimist koolides. Need koolid, kes lastele võimaldavad tasuta jalgratturi koolitust, saavad Maanteeametilt taotleda toetust, kui laps läbib koolituse täismahus ja jõuab vähemalt teooriaeksamile. Projekti kohta saad täpsemalt lugeda liikluskasvatuse veebilehelt.
küsimuste korral saad pöörduda oma maakonna ennetustöö eksperdi poole. Meie kontaktid on leitavad liikluskasvatuse veebilehelt.